mulle tungivalt soovitati, et kui ma siia rääkima tulen, et ma jumala eest ei mainiks, et ma hiidlane olen. Et polegi tarvis juba öelda ära. Ja kõigepealt räägiks natuke sellest, et kuidas ma selle asjani jõudsin, et läksin minna ülikooli ja vaatasin, et tohom, selline teema. Oleks võinud ju nagu koolis käia ja varem sellest nagu kuulnud olla. Võib-olla isegi natuke rohkem ikkagi oma saarte värk, aga mitte midagi. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen selle pealt ühe töö. Nii, ja et ajakirjanduses või siin paremalt oli juttu sellest, kuidas poliitika tarbeks on seda asja siis väänatud ja ajalehtede põhjal see tuleb nagu üpris hästi välja, kuidas teda väänatud on. Saaremaa mässu kajastamine laiemas ajakirjanduses sai alguse mõni aeg enne vastuhaku mahasurumist. 20. veebruaril avaldas operatiivstaap esimese ametliku teadaande Saaremaal puhkenud mässu kohta. Et siin on näha, on kogutud operatiivstaabi teadaanded. Et kohe seostati sündmust Tallinna ja Läti enamlastega ja samal päeval ka rindel toimunud Punaarmee pealetungiga. Ja selleks, et saaks Punaarmee pealetungiga seostada, on mainimata jäetud, et asi puhkes mobiliseeritud meeste seas. Et veebruari-märtsikuus kirjutasid mässust peamiselt maaliitlaste väljaanded, Maaliit ja Saarte Kaja. Ja Saarte Kaja artikleid avaldasid ka Päevaleht ja Postimees. Et nendest esimestest teadetest kasvas välja siis, ütleme, selle Saaremaa mässu tsentraalne käsitlus. Uudised Kuressaares ilmunud Tõerakonna ajales Meie maa hakati 19 suvel juulikuus mässust rääkima ja juhiti tähelepanu sellele, et paljud süütud olid saanud hukka ja et mitmed mässus osalenud juba vabadussõjas on vahvasti võidelnud. Et neid võib pidada siis selle kohaliku käsitluse juhtmõteteks. Ja uudised mässust jõudsid Petrogradi läbi Soome ajalehtedes ilmunud nende samade operatiivstaabi teadaannete. Ja 27. veebruaril trükiti Enamlaste partei eestikeelses ajalehes Edasi esimene teadaanne Saaremaa sündmustest ja muidugi nimetati seda revolutsiooniks. Ja hakati seda enamlikku käsitlust ehitama. Ja siis räägiksingi järgemööda nendest kolmest üsnagi tinglikust suunast, tsentraalne, kohalik ja enamlik. Tsentraalse käsitluse pealmine eesmärk oli siis toetada ja õigustada noorele riigile ohtliku mässu kiiret ja resoluutset mahasurumist. Selleks rõhutati mässu peamiste põhjustena enamlikku välisagitatsiooni. Et Moskva käsul olevat kommunistliku partei poolt Saaremaale saadetud terve hulk kihutajaid, et siis avada teine rinne ja noorele vabariigile selja tagant surmahoop anda. Mässu peamiseks organiseerijaks nimetati Viktor Kingissepa. Ja kuigi praeguseks on enam-vähem aru saada, et Kingissepa ilmselt ikkagi Saaremaal ei olnud, siis on teada näiteks ühest juhtumisest, et kui Kuressaare kaitsjad said telefoniühenduse mässajatega ja küsisid, et kes räägib, siis mässajad kukkusid lõõpima ja vastasid, et Viktor Kingissepp ja käristasid torusse oma loomulikke tuuli. Et seega ei saa öelda, et Saaremaal Kingissepast haisugi poleks olnud. Tsentraalse käsitluse järgi olid mässuga liitunud muhulased ja saarlased lapselik, naiivsed, poliitiliselt välja arenemata, need on tsitaadid. Enamlik agitatsioon oli kandnud kõige rohkem vilja arusaamatute ja rumalate keskel, kelle silmaring üle koduaia ei ulata. Saarlaste arusaama enamlusest nimetatakse tumedaks, kuid siiski olevat paljud sellesse haigusesse nakatunud ja vajavad arstimist. Et kui ma õigesti mäletan, siis 18. aasta lõpus juba Siseministeeriumis lepiti kokku, et kommunismist tuleb rääkida kui poliitilisest haigusest. Ja kui niimoodi asja võtta, siis Jaen Klaar oleks ju, ütleme, Saare tohtrivägede ülemdoktor. Detailselt kirjeldatakse mässajate poolt korda saadetud mõrvasid, aga ja mässajaid nimetatakse peamiselt enamlasteks. Juhte nimetatakse jätisteks, kaabakateks, rõõvmõrtsukateks, muudeks roimariteks. Et üksik näidetena näiteks Tornbergi kohta toodi välja, et ta oligi selline
juba varemalt jätis tulesütitaja Varas, kes oli ka 18. aasta lõpus Kuressaares kinni istunud, et tema siis sai oma karistuse sellega, et turuplatsil maha lasti. Ja sellega üritati siis välikohtu tegevust mõnel juhul esitada kui päris õiguse mõistmist paadunud kriminaalidele. Karistussalka ja Kuressaare kaitsjaid esitati kangelastena, et siin olid meie kooliõpilased need, kes oma suuremate seltsimeeste eeskujul vaimustusega oma noort elu ja verd isamaa kasuks ohverdades esimesena tuleliinile tõttasid ja rahvalt vaenlase tagasi hoidsid. Niimoodi kiidab siis ajaleht Maaliit Kuressaare gümnasiste märtsi algul. Valitsusvägesid nimetatakse päästeteks, kes hirmsa veresauna ära hoidsid ja kellele rõõmsate nägudega tänutundmus südames ja pisar silmil käed ulatatakse. Et see tsentraalne käsitlus oli nagu, ütleme, kõige tugevam vahetult peale mässu. Hiljem, kui siis nagu tuli välja, kui veriseks asi oli läinud ja et väga sellist välisjuhtimise väide nagu ei leidnud mingisugust reaalset tõestust, et siis hakkas see asi nagu hääbuma, aga ütleme, sõjaväelaste ringkonnas jäi see kuni 30. lõpuni püsima. Ja siis seda nimetati, Saaremaa mässu nimetati vabadussõja kurvemaks peatükiks. Kohalikul tasandil hakati mässu sisuliselt lahkama siis 19 suvel. Meie maas avaldati peamiselt mälestusi, nii kaitseliitlaste kui ka kohati mõne mässaja mälestusi. Üldiselt taodeldi senisest sellest kitsarinnalisest käsitlusest loobumist ja mässu tegelike põhjuste uurimist ja mässus osalenute rehabiliteerimist. Kategooriliselt eitatakse Viktor Kingissepa osalust mässu juhtimisel. Ja kõige paremini toob selle välja võib-olla selle käsitluse idee meie maas 25. aastal ilmunud artikkel pealkirjaga üks mittekroonulik unenägu, kui 2 Viktorit kohtasid. Jutt on siis ühest absurdsest unenäost, kus Viktor Punane ehk siis Kingissepp ja Viktor Must ehk Nego mässu ajal ühes saanis sõidavad ja juttu ajavad. Ja lõppsõnaks on siis öeldud, et ja nüüd teab see teine Viktor Kalju kindlasti, et Viktor Punane isiklikult on algatanud ja juhtinud Saaremaa mässu. Ja see kipub saama kroonu arvamiseks dogmaks, mille jumalikus tões mõistus kahelda ei tohi. Et see, ütleme, see kohalik käsitlus üritaski võidelda selle dogmaatilisuse vastu. Punaste agitaatoritena nimetatakse kohalikke demobiliseeritud mehi ja levinud oli arusaam, et tõsiselt võetavaid juhte mässul ei olnud. Asi oli mõnes kitsamas ringkonnas läbi kaalutud. Aga suuresti puudunud üldise musk uude nii-öelda kubermangu riiki. Keegi algaja kirjutas, pseudonüümel algaja, 25. aastal samuti, et ei suudetud mõista, kuidas võib seesugune väike rahvas iseseisvalt elutseda. Optimistid mõtlesid, et ega halvemaks ikka ei lähe kui Saksa ajal. Ka maad olid jätkuvalt viihatud mõisnike käes, aga tavaliste saarlaste jaoks olnud asi arusaamatu. Võta aga maamõõdu ketid, anna Mihklile siit, Madisele sealt, maalahmakas kätte ja asi tahe, mis reformi siin vaja midagi. Ja näiteks ka Jaan Klaar kohe üsnagi mässu järgselt kirjutas kohaliku ajalehte, et kui ta oma vägedega siis Kuressaarde sisse sõitis, et tal jäigi mulje, nagu oleks Saksa linna sõitnud. Et tänava nimed saksa keeles, Eesti lippudega ei tervitatud, linna isadega tuli saksa keeles läbi saada. Ja. Leiti, et mässu mahasurumine oli siis kiirustatud ja kättemaksu himus korda saadetud. Et kuna paljud ei olnud ei mässama läinud ideede pärast ega võib-olla isegi vabatahtlikult, leiduvad massihaudades palju süütuid isikuid. Ja samuti see hiljem vabadussõjas võitlemise teema tuuakse välja. Terava kriitika osaliseks langevad karistussalklased, kes käest ja alust seotud vangide hukkamisest kui mingist vägiteost kelgivad ning tärnikeste ja admirali paalte peale loodavad. Neid nimetati kas siis vägilasteks või seljatagusteks kangelasteks. Mässajate eneste poolt korda saadetud mõrvad vaikitakse üldiselt maha. Mässajaid üldistati nimetustega rahvas, mehed, hulgad tunduvalt laiemalt kui enamlased.
Jutumärkides ehk siis tolle kombe kohaselt üpris sarkastiliselt kasutati termineid mässajad, punased seltsimehed, mis on siis sellest, ütleme, tsentraalsest käsitlusest. Aastapäevi nimetatakse muhulaste ja saarlaste erilisteks, kuid kurvadeks tähtpäevadeks. Niisiis ei seostata asja vabadussõja ja Eesti Vabariigi loomisega. Ja siin peaks rääkima Saaremaa komandandist Viktor Negost. Et Nego kirjutas väga aktiivselt 30. aastatel Saaremaa mässust. Kohati jääb mulje, et ta üritas nagu kirjutada seda õiget ajalugu kokku. Et 34. aastal Päevalehes päris mitmeosaline ja Kaitsekodus artiklid, 39. aastal lausa 13-osaline artikkel, pool aastat järjejutuna. Aga Nego vaatepunktid on oma äärmuslikkuses veidi naljakad, et ta peab 39. aastal veel Kingissepa, päris kindlasti kohe Kingissepa mässu peamiseks organiseeriks juhiks, aga samas leiab, et eksiteele aetud Saaremaa mässajad võitlesid siiski oma vabaduse eest, kodu eest ja olid seega tõelised vabadusvõitlejad ja tuleks vabadussõja kangelastega ühte ritta seada. Et nüüd võiks ette kujutada sellist monumenti, kus on neil Aleksander Koit ja Julius Kuperjanov külg küljega nagu vennad. Ja viimase suurema teemana enamlik käsitlus, et teatud infosulu tõttu oli siis Petrogradis, Leningradis asi alguses segane, kuid 19 suveks olid peamised ideed siis saarlaste klassiteadlikkusest, vene enamlaste sekkumatusest ja jõhkrast karistamisest kõlapinda leidnud. 20. aastate keskpaigaks loksus enamlik käsitlus enam-vähem paika, seda ka siis Kingissepa ja Aleksander Valtini kirjutuste toel. Rõhutati mässu stiihilist suisa loodusjõulist teket, et pettumus uues vabariigis viha sakslaste vastumeelsus sõdida Nõukogude Venemaaga ajanud maatamehi klassi ja kodusõtta parunite ja kodanluse vastu. Mässu juhtidena nimetatakse demobiliseeritud laiema silmaringiga ja klassiteadlikumaid mehi. Mõnel juhul ülistatakse punast terrorit, millega ülestõus siis algas, et kes ei ole ühes tõõrahvaga, see on tõõrahva vastu, kuulge järjesse ei jää alla niisugust. Enamasti siiski veretööle ei ässitata, vaid rõhutatakse mässu verist mahasurumist. Ajutist valitsust süüdistatakse nii selles veretöös kui ka mässust valetamises. Mässajaid nimetati saare tõõrahvaks, noortõilisteks, saare kangelasteks, partisanideks. Üldiselt taheti jätta võimalikult mastaapset muljet mässust. Valitsusvägesid nimetatakse valgekaartlasteks ja timukateks. Jaan Klaari ametinimetuseks on saanud Saaremaa ülem timukas. Enamlikule käsitlusele on iseloomulikuks rafineeritud ja kohati äärmusesse langev sõim või ülistamine. Et kuidas öelda nõukogude keeles mäss suruti maha. Umbes nii. 100 tapetud, surnuks piinatud, vangimüüride vahele heidetud märgivad teed, mil verejanuline kodanlus oma võimusaartel uuesti püsti upitas. 20. aastate keskpaiga kohtuprotsessi mässajate üle kajastatakse järgmiselt, et nagu veriseks hirvituseks olevat eesolevaks protsessiks kaebealuste kaitsjaks kutsutud teiste hulgas seesama teemant, kes Saaremaa revolutsiooni mahasurumises Eesti kodanluse piiritut verejanu kehastas ja kõik tsaarikindralid sellest tiirasuses üle trumpas. Et sellest tsaarikindralite trumpajast räägib meile järgmine esineja lähemalt. Et kui 25. aastal kasutati veel termineid Saaremaa mäss ja revolutsiooniline väljaastumine, siis alates 26. aastast hakkavad juurduma mõisted ülestõus ja tõõrahva sõjaristus ülestõus. Et see too aeg Eestis sõna ülestõus kasutati, aga kasutati Kristuse ülestõusu ja kuuma õhupallide ülestõusu mõttes. Et see poliitilises mõttes ülestõus, see on enamlaste laen venekeelsest vastaaniast. Ja niimoodi see 20. aastate lõpuks kuidagi paika läinud käsitlus Saaremaa mässust toodi koos Nõukogude okupatsiooniga ka kaasa ja kinnistus. Enamliku arusaama võtab üldjoones kokku loosung, et Saaremaa ülestõus on üks verisematest, aga ka üks hiilgavamatest lehekülgedest Eesti tõõrahva võitluse ajaloos.
Nii. Ja lõpetuseks, et siin 2. märtsil 2 nädala pärast esietendub siin samas majas Urmas Lennuki näidend Saaremaa mässust. Ja teadaolevalt esimene näidend lavastati Leningradis Eesti tööliste haridusmajas mässu 10. aastapäeval. Kriitikute sõnul oli selle peamiseks nõrkuseks saare murde puudumine ja eks näis, kuidas seekord välja kukub. Ja see uhke ratsamees on Kaprel Triik, karistussalga liige enne Tallinnast väljasõitu. Ja mis ma tahaksin veel öelda siin konverentsi kuulamise käigus, et too aeg, millest ma rääkisin, 2030, see asi just ajakirjanduse näitel oli vägagi nugade peal, see vaidlus. Ja mind natuke üllatas, et see on siiani veidi nugade peal. Ja.